Tere, mina olen Nele Kullarkupp ja te vaatate saadet Pealkirja taga, kus võtame kokku lõppeva nädala huvitavamad uudisteemad ning räägime neist lähemalt. Tartu Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituut loobub paariks aastaks ajakirjanduse ja kommunikatsiooni õpetamisest kõrvalerialadena, tuues põhjuseks ressursi nappuse. Ajakirjandusjuhtide hinnangul võib see otsus kaasa tuua olukorra, et mitmekülgsete teadmistega noorte ajakirjanike hulk toimetustes väheneb. Ajakirjanduse tasemest, ajakirjaniku vastutusest ning meedia tulevikust räägime Õhtulehe peatoimetaja Martin Šmutoviga. Tervist! No kas ajakirjanduse tase võib sellest otsusest kaotada? See on selline tuleviku küsimus uurijatele, et eks iga otsus on ju selline, mille tagajärjed võivad olla sellised asjad, mida sa ette ei näe. Et võib tõusta, võib langeda, võib jääda samaks. Et keeruline öelda, aga eks see võimalus, kui sa midagi muudad, on alati selleks, et midagi muutub, aga tegelikult on ju samamoodi sellega, kui sa ei muudaks. Et keeruline ette näha, kumba pidi ta seekord läheb. Aga ajakirjandusjuhtide poolt on see praegu selline õige hetk ikkagi natukene protestida selle otsuse osas? Probleem on eks ju selles, et ideaalsesse toimetusse, minu arvates siis, ma ei oska öelda teiste peatoimetajate nägemust, aga minu arvates on vaja hästi selliseid erinevaid inimesi. Mitte erinevaid lihtsalt soolt ja vanuselt ja isegi vaadetelt, aga kõikide tausta mõttes, ka selle mõttes, mida inimesed on õppinud, kuidas maailm on näinud. Ja sellest tuleb siis selline, ma ise loodan, tuleb toimetusse selline huvitav arutelu, kus on erinevad vaatenurgad ja mida rohkem neid vaatenurki on, seda parem on. Et kui kõik tulevad ühe sellise taustsüsteemi pealt, siis selline variatiivsus või erinevus selgelt väheneb ja ma arvan, see on minu vaates see oht. Et kui ma saaksin võtta inimesi majandusteaduskonnas, kes on võib-olla majandustaustaga tulnud kuskilt, ma ei tea, väikelinnast, siis võtta filosoofia teaduskonnas, kes on õppinud võib-olla juurde, kes tuleb hoopis, eks ju, kuskilt suurlinnast, on välismaal õppinud, see on palju parem selline valikumaterjal, millest sellist lõppvalikut teha, et Eesti ajakirjandus saaks edasi liikuda, olla nendes maailma edetapelites endiselt tipus ja pakkuda lugejatele sellist infot, mis lugejaid kütkestab. Nii et majandustoimetusse te pigem valiksite inimese, kes on õppinud majanduseriala, mitte inimese, kel taskus siis ajakirjanduse kraad? Vot niipidi ma ei ütleks, et võib-olla just sinna majandustoimetusse sobib see filosoof. Kõik oleneb kes oskab näha kastist välja? Ja, täpselt, et üks asi, mida mõeldakse, tegelikult ajakirjandus, teaduskond või ajakirjandus õppimine, see ei ole põhimõtteliselt see ei ole tehnikum, et see ei tule sealt välja niimoodi, et ma olen nüüd perfektne kirjutaja. Et ei ole ühtegi kirjutajat minust paremat, et ma olen nüüd õppinud seal 10 aastat, eks ju, ajakirjandust tegema, et tegelikult ju ei ole nii, et Tartu Ülikooli näitel eriti, mis on selline võib-olla siis kuidagi natuke laiemas mõistes ülikool, siis kunagi on selle ülikooli rektor Jaak Aaviksoo mulle öelnud sellise lause, mis ma toona mõtlesin, et on ikka erakordne rumalus, mida mulle auväärt inimene ütleb, aga ajas edasi, ma olen mõelnud, et see on tegelikult ikkagi väga tark asi, mis ta ütles. Et eks iga inimene areneb ja saab aru lõpuks targematest ütlustest ja raamatutest võib-olla ka, et minu puhul ka nii, aga ta ütles mulle, muna küsisin sama küsimus, et miks on niimoodi, et mina läksin Tartu Postimehesse tööle, ei osanud kirjutada ja tulevad nüüd mulle noored ja ei oska kirjutada, aga võiks ju osata, et õpetatakse ju ajakirjandust. Aga kas tol hetkel lõite rusikaga vastu rinda ja tundus, et oskan küll, miks nad kärbivad mu teksti, miks nad muudavad mu lauseehitust? Ma olen ju paar ainet juba läbinud ja ei ole olen täitsa pädevad hinded saanud ja ma mäletan seda, et meil toimetaja, kes praegu töötab ka Õhtulehes, toona Tartu Postimehe Siia Michels andis mulle minu esimese kirjatöö tagasi paberi välja prinditult ja siis pastakaga parandatult. Ja kontrolltöö. Ja kontrolltöö, jah. See oli nii punane, et ma arvasin, et siis toonane Tartu Postimehe peatoimetaja Vahul Kalmre kutsub mind järgmisel hommikul kabinetti, ütleb, et ikka paar aastat veel võib-olla ülikoolis ja siis tuleb uuesti, aga ei öelnud. Lasi nendest vigadest õppida, sellest sai paremaks. Aga mida Jaak Aaviksoo toona ütles, ongi see, et Tartu Ülikooli ülesanne, tema arvates siis, ei ole ühtegi tudengit ette valmistada selle tudengi esimeseks töökohaks, vaid selle tudengi viimaseks töökohaks.
toona tundus nagu võib-olla napakas, aga võib-olla see ongi see, et Tartu Ülikooli ülesanne ei ole mitte see, et sa tuled välja ja sa oskad, vaid et sa tuled välja ja sa oskad seda maailma nagu teistmoodi näha. Et sa saad siis nii-öelda kasvada oma töösse ja lõpuks, eks ju, kui sa oled mingis sellises ametis, mis võib olla ka vabalt, eks ju, reporter, see ei pea olema, eks ju, peatoimetaja või president või peaminister. Siis sa oskad seda kogemuste pagasit rakendada. Sa oskad seda nagu mõtestada mingeid asju, sa oskad luua seoseid ja nii edasi. Aga et sinu küsimus oleks ju vastates, et kas majandusteaduskonnast oleks parim majandusreporter, et ma arvan, et ei, et see ongi see, et kuidas inimesed ise oskavad maailma näha, kuidas nad tunnevad mingite teemade vastu huvi ja see huvi võib tulla hoopis kuskilt mujalt või samasuguse teema vastu, aga ütleme, et filosoof võib-olla on siis parem majandusajakirjanik mõnikord, kui on, eks ju, majandusosakonnast tulevad, aga võib-olla ka vastupidi. Et see on ikka siuke personaalne, aga just valik, et see võimalus laialt valida, see on nagu väga tähtis. Kas teile tundub, et Eesti meediamajad või toimetused on piisavalt laiapindselt mehitatud? Mina saan rääkida ainult Õhtulehes, sest ma ei tea teiste meediamajade. Te teisi häälest ei loe. Ma võin lugeda, aga ma ei tea eesmärki, ma ei tea kokkulepet näiteks omanikega, ma ei tea ootusi, et mina ei ole neid, eks ju, teinud neid kokkuleppeid, mina saan öelda, mis kokkulepped mina olen teinud. Aga sisu annab mingisuguse ülevaate siiski? No võib anda, aga ei pruugi anda. Et sa võid ju mõelda, et miks nad seda ei kajasta, aga sa ei saa, ma ei küsi ju, miks te seda ei tee ja see ei ole minu ülesanne, eks ju, lõppkokkuvõttes annab selle vastuse nagu lugeja. Õhtulehe näitel ma võin öelda, et meie lugejad on meile olnud väga truud, järelikult see, mis nad saavad, vastab nende ootustele ja ma võin öelda, et jah, ma mingeid kohti otsin selliselt, et sellist inimest teist toimetus ei ole. Ja seda on Eesti seadustega väga keeruline teha, et kui sa tahad näiteks noort naist, kes kirjutaks konservatiivsetel teemadel, siis sellist töökulutust ei saa teha. Sest miks ei või siis ju vanad mehed kirjutada konservatiivsetel teemadel, et siis tuleb natukene ikka niimoodi ise ringi vaadata, nuputada ja teha siukest sihtotsingut pigem või siis olla, kunagi öeldi sealt ametkonnast, tuleb olla kaval, et tuleb teha siis, et kirjutada et otsid inimest, kes kirjutaks konservatiivsetel naiselikel teemadel. Et siis tõenäoliselt kukuvad ära kõik mehed ja vanemad inimesed, et siis on nii, aga nii ta on, et ühesõnaga jah, aga ma otsin kindlasti mingitel hetkedel mingit tüüpi inimest toimetusse, keda ei ole just selle sema jaoks, et ta näeb seda Eestit natuke teistmoodi. Kas Eesti meediapilt on kvaliteetne? Milline on see läbilõige, keskmine tase ning peamised puudujäägid, mis teile silma jäävad? Mina olen kindlalt veendumusel ja mitte keegi ei suuda mulle tõenäoliselt seda vastupidi niimoodi argumenteerida, et ma teda uskuma jääks. Ma arvan, et Eesti ajakirjandus ei ole mitte kunagi varem tehtud nii tasemel tööd, kui tehakse täna. Ja see täna liigub iga päev edasi. Et kui me mõtleme siin aastakümneid, kas või näiteks tagasi võtame mingi pildi sealt, siis kas või see, et Eesti ajakirjanikud juhivad mingeid ülemaailmseid konsortsiumeid, kes teevad uurivaid teemasid erakordselt suurte andmemahtude ja kõige pealt, seda ei olnud. Aga täna see juba on, et sa võid rääkida see, et mulle mingi asi ei meeldi ja keegi on liberast ja keegi on konservatiiv ja keegi on puukalliste ja teine on see, kes tahab selle puu kohe kuhugi ahju panna. See kõik on nagu arusaadav, aga ma arvan, et selline keskmine tase Eesti ajakirjanduses on selle raha juures, mis meil on ja selle keeleruumi juures, mis meil on erakordne. Aga seda näitavad ka tegelikult nii meie lugejanumbrid kui ka meie nii paberväljaannete kui digiväljaannetega tellijanumbrid. Et sellist nii-öelda digirevolutsiooni, mis on Eestis olnud, seda ülejäänud maailmas sa ei leia, mis näitab täpselt samamoodi, et tegelikult inimesed leiavad endale selle väljaande, mida nad usaldavad ja siis nad on selle väljaandega ka. Kas sellest johtuvalt, et see ajakirjanduse tase on hetkel nii kõrge, tunnetate te igapäevaselt ka sellist konkurentsi kasvamist, tunnetate survet, et tuleks teha paremini, tuleks teha rohkem, tuleks leida võib-olla selliseid uudseid väljundeid? Ja ikka ise tahaks ju ka kogu aeg nagu parem ja ägedam ja huvitavam olla. Me samamoodi katsetame mingi formaatidega. Mina otsin võimalus samamoodi saada nüüd ka Õhtuleht kirjastuses jalga sinna selle konsortsiumite ukse vahele, et samamoodi sest me tahame ju samamoodi pakkuda enda inimestele nagu võimalust midagi uut proovida, teistmoodi proovida, katsetada ja kindlasti ka ebaõnnestuda, sest see, et ainult asjad õnnestuksid, see on võimatu, aga ebaõnnestumised on sellised torad asjad, millest saab nagu õppida ka, aga kui sul nagu puudub nagu selline väljakutse, siis tõenäoliselt
lõpuks on nagu igav ja noh, igavust ei taha ju mitte keegi enda ellu, ma usun. Liinitööd ei viitsi teha? Noh, see jällegi oleneb, eks ju, et noh, et võib-olla on võimalik ka liinitöö enda jaoks väga lõbusaks mõelda, et ma ei oska seda niimoodi öelda, et noh, ma kunagi Tiksoja saekaatris olen töötanud seal niimoodi seinalaudu freesinud, et aga noh, vanus oli selline, et see oli iga päev lõbus, eriti tööseltskonna osas, kes vahepeal napsuga kõrval võtsid ja rääkisid roppe jutte, noore poisi on ikka huvitav, aga noh, eks see oleneb, et aga noh, ühesõnaga jah, et ka meie otsime samamoodi väljakutseid ja ma arvan, et eks nad järjest tulevad. Räägime ajakirjaniku vastutusest. Eile kajastas ERR-i saadete Lipulaev Pealtnägija juhtumit, kus üks noor naisterahvas süüdistab endast poole vanemat Eesti kultuuritegelast vägistamises. Et meediamajade vahel on kerkinud aga selline arutelu, et kuna tegemist on kahtlustusega, süüdistust veel pole ja ei pruugi ka tulla. Eesti on sedavõrd väike riik, et kerge on avastada, leida, välja uurida, kes see inimene seal oli, kuigi nimed olid muudetud ja seda nime veel välja ei öeldud. Et kas selle info eetrisse lubamine oli õigustatud, et oli toimetusi, kes infot väga pikalt juba kinni hoidsid. Et seega, kas vahel on info kinni hoidmine ajakirjanike poolt õigustatud ja vajalik? See on hästi keeruline mul seda vastata, sellepärast, et minul konkreetselt seda infot polnud. Minu reporterid või toimetajad seda minu lauale ei toonud, et seda otsust teha. Et kas peaks kasutama või mitte kasutama, noh, nii-öelda enne seda siis, kui see saade eetris oli. Et see meenutab mulle natukene seda Riigikogu liikme nii-öelda siis on siis pornoskandaali või, et kes olid pilte need, kes ei olnud pilte need, kes kui kaugel, eks ju, mingi avaldamisega oli. Marko Michelson siis, eks ju, Reformierakonna nii-öelda saadik, et ka siis, et küsiti mul sarnast küsimust ja ma ütlesin ka, et ma ei oska vastata. Et mina ei ole selles olukorras, eks ju, et meie ei olnud toimetusel sellel hetkel selles olukorras, et seda otsust oleks saanud teha. Meie inimesed uurisid seda, aga noh, ma ei saa öelda, mida teine toimetus teab, eks ju. Et kas nemad teadsid rohkem, on neil midagi enamat, et seal peab usaldama, eks ju, siis seda nii-öelda juhti, lõppkokkuvõttes peatoimetaja vastutab seal, on ta siis ERR-is, on ta Postimehes, on ta Delfis, on ta Õhtulehes, et see on peatoimetaja vastutus. Kui ta ütles, et see info nende jaoks on piisav, see vorm on piisav, siis peaks usaldama, et see nii on. Küll aga ma arvan, et on väga hea, et selle üle nagu arutatakse, sellepärast, et noh, see räägibki nendest, et noh, et kus need piirid on, kui täpselt mida tuleks, kus identifitseerida. Ja noh, see tegelikult, ma arvan, näitab nagu ajakirjanduse tugevust ka, et omaenda, kuidas öeldakse, sunfi sees julgetakse neid teemasid tõsta ilma, ma loodan nagu väga solvumata, sest ka meil on sellised juhtumid olnud, näiteks Mailis Repsi kaasuses, et kas lapsed olid seal ära tuntuvad, kas pilt oleks pidanud kasutama ja nii edasi, aga ma arvan, need arutelud on nagu mõistlikud. Sellepärast nagu ma jällegi ütlen, et seda, et mitte keegi, mitte kunagi ühtegi viga ei tee ju ei ole. Aga sa pead ka nendest vigadest, mis sa võib-olla teed või võib-olla ka ei tee, pead õppima. Samamoodi sellest arutelust tõenäoliselt saab õppida, et kas seal on vaja nimetada vanust, kas seal on vaja nimetada seda, kas ta on midagi võitnud, kas seal on vaja öelda, et kas ta on muusik või hoopis kirjanik või et lihtsalt öelda, et noh, veel üldisemaks ja nii edasi. Ja ka see, et kas mis hetkel tuleks sellist looga üldse nagu välja tulla, eriti võttes arvesse, eks Eesti ühiskonna suurest ja ma arvan, et kõik on nagu erakordselt mõistlikud küsimused ja nende üle tulebki arutleda. Aga öelda, et kas mina saaksin öelda, et kas mina oleks sellega läinud eetrisse, oleks läinud, et mina ei saa seda öelda. Et ma ei tea seda tausta seal. Aga on sellised momente olnud, kus te olete otsustanud, et seda infot ei ole vaja paisata rahva ette, et see info tuleb kinni hoida. Et kas ajakirjanikul on selline õigus infot kinni hoida, kui ta tunnetab, et see info teeb võib-olla rohkem kahju kui kasu või kust jookseb see piir? Absoluutselt, et kindlasti on, jah. Kas ajakirjandus on haaranud endale nii-öelda süüdimõistva rolli? Ajakirjandus üldiselt kogu maailmas me elame ajastul, kus tühistamiskultuur on nähtus, seda tehakse ja isegi kui hiljem võib-olla mingisugused süüdistused, millega keegi on välja tulnud, ümber pööratakse, siis see inimene, keda süüdistati, keda kahtlustati, tema jaoks on see võimaluste aken jäänud oluliselt kitsamaks, tema jaoks karjäär võib olla läbi, tema jaoks roll ühiskonnas on totaalselt muutunud. Ma tulen kõigepealt eelmise küsimuse tagasi, ma vastan ka selle, ma toon näite ka, et kui see kinnihoidmine tundub äkki arusaamatu, et mul on üks väga hea näide, on ühe inimese surmast oli, et üks inimene suri, meil oli see info käes, aga mult endalt konkreetselt paluti, et palun ärge avaldage, et me enne anname lähedastele teada.
ja loomulikult me ei avaldanud seda enne, kui tuli see vastus, et lähedus on teada saanud, et nüüd on see okei. Et vältida olukorda, et nad meedia vahendusel... Jah, absoluutselt, jah, et sellised olukorrad on, et loomulikult mingid asjad on ka sellised, kus meil on mingid teadmised, mingid, ma ei tea, et kõik on haige, ütleme, aga ütleb, et palun ärge kirjutage sellest, ütleme tõsiselt haige, mitte et nohu, eks ju, aga tõsiselt haige, eks ju, ütleb ka, et palun ärge kirjutage, ma ei taha, et nagu mul lähedased või sõbrad keegi nagu teaks, et las olla nagu on, et loomulikult me tuleme sellistes kohtades ka vastu ja ei tee seda. Et see ei ole nagu selline, et peaminister on midagi korruptiivset teinud ja siis me varjame, ma pigem kirjeldan rohkem sellised inimlikud nagu aspektid, kus on nagu kaalud, kas sellel on nagu mõtet ja siis kuna on nagu ka mõtet. Et täpselt sama, eks ju, inimese surma puhul lähedased on teavitatud, kõik on nagu okei, siis sa võid selle teatada, mitte et ma näen telefonist, et mul ma ei tea, isa, ema, vend on surnud, siis ma mõtlen, mis asi see nüüd nagu on, et seda ei ole nagu kellelegi, eks ju, vaja. Nüüd tulles selle uue küsimuse juurde, siis ma julgen öelda, et Eestis väga sellist näidet ma nagu ei suuda vist nagu leida. Et kes oleks siis niimoodi nüüd ära tühistatud, et tal nagu pole miskit nagu olnud. Et ei kuidagi edasi nagu minna, et kui sa oskad või mõni lugeja oskab öelda, et inimene, kellega nagu kuidagi pahandati ja nüüd ei leia enam tööd, minu arust ei ole nagu, et see on täpselt sama, võib-olla ta nagu just on selle sama väikse ühiskonna nagu suur pluss on see, et tegelikult see lõppotsus nagu jõuab inimesteni. See, kas seda lõppotsus usutakse, see on nagu, eks ju, teine küsimus, et äkki ta ikka kabistas, äkki ta ikka tegi, äkki ikka varastas, eks ju, seda ei saa nagu, eks ju, muuta. Et vahel see skandaal on nii suureks puhutud juba selle süüdistuse pinnalt, et hiljem need õigeks mõistvad otsused või midagi sellist ei pruugi üldse niivõrd huvitavad klikimagnetid olla ja nii paljude inimesteni jõuda. Klikimagnet, eks ju, see ei tähenda ka, et see esimene uudis on, eks ju, klikimagnet, et mõlemad on tavaliselt pigem need skandaali uudised siiski on. No nii ja naa, oleneb persoonis ka tõenäoliselt väga palju, et kui palju see inimene nagu ühiskonnas korda läheb. Aga nagu ma arvan, kokkuvõttes seesama, et kui inimene ei ole süüdi mõistetud, et need inimesed on saanud ma julgen öelda suures osas, et võib-olla tõesti erandeid alati võib tekkida, aga ma ei suuda nagu mõelda praegu välja ühte, kes öeldes, et tema nüüd kaotas kõik ja nüüd ei ole enam ühtegi uut tööd ega midagi muud nagu leidnud. Kas ajakirjanduses peaks olema rohkem selgust? Seda ütles proua Marju Lauristin, et ajakirjanduse, ütleme siis sellised väljaütlemised ja sõnumid peaksid olema kriitilistes olukordades oluliselt selgemad, et mitte tekitada inimestes sellist segadust, et või on praeguses sellises kliki ootuses ja noppimise ajastul õigustatud ka nii-öelda lohakamad lood, mis kiirustades veebi lükatakse ja siis neid hiljem täiendatakse ja võivad tekitada sellist segadust? Ma arvan, see kliki osa on metsikult üle tähtsustatud, et kõik alati imestavad, kui ma niimoodi ütlen, aga ma arvan, et Eestis sisuliselt ei ole enam ühtegi praktiliselt meediamaja, kes nagu mingid klikki taga ajaks. Seda on, võib-olla mõnel on see ärimudelis sees, sellepärast, et seal on nagu see reklaami osa on nagu tähtis, aga nagu ma pigem arvan, et kõikidel on märks olulisem leida ja hoida tellijaid. Ja nüüd, see on nagu tegelikult, ma ise võrdlen seda nagu restoranis käimisega, et sa paned menüüsse mingi väga ilusa nagu toidu ja siis tellid selle ja see on nagu jälk. See on sama asi, eks sa paned ägeda pealkirja, niimoodi, eks siis nagu kirjades klikitava pealkirja, sa teed selle loo lahti ja see on mingi jura nagu. Pooliku infoga ja mitte sisukas. Mis on nüüd võimalus, et see inimene tuleb sinna restorani tagasi? Või siis mis on see võimalus, et see inimene tuleb siia veebilehele tagasi, et võib-olla ühe korra veel tuleb, et läks halvasti, ma proovin ühe korra veel, aga kui teine kogemus on täpselt sama, sa ei tule sinna enam iialgi tagasi. Et kuna tõesti see mudel nagu on muutunud või muutumaas, et vanasti oli see tehing oli selles mõttes nagu mingis mõttes oli nagu lihtne, eks ju, et klikid meile, tasuta sisu teile. Aga nüüd on see muutunud sellega, et eks ju me ei anna enam tasuta sisu. Eesti meediamajad suuresti ei anna enam tasuta sisu, järelikult see kõik, mis on nii-öelda maksumüüri taga, aga ka selle kõrval peab olema erakordselt kvaliteetne, sest nii kui sa oled mingi asja eest maksnud ja sa saad sinna, nagu öeldakse, vabandage oma prantsuse keelt, aga mingisuguse junni, siis sa oled kaotanud selle inimese igaveseks. Ja seda ei soovi mitte keegi nagu saavutada, seetõttu mõtlen, see kliki nagu
afišeerimine, et nad kõik vaid klikke taga. Pigem ma arvan ei, Õhtuleht ka mingil hetkel on loobunud erakordsest hulgast lugude lihtsalt nagu tootmisest, sellest nagu liinitööst, sellest nagu mida me sellest jurast, mida nagu inimesed ei loe, ei vaja ja kus ongi võib-olla mitte nii hästi toimetatud ja kontrollitud ja kõik muusid, et kunagi on tõesti ajastu, kus pandi kõik pressiteated üles, et ma olen kõik selle ajastu nagu läbi elanud, aga see on nagu ammu kadunud. Teadusuuringuid on siin ka tehtud, eks ma võin öelda, et Õhtulehte on pressiteatega saada raskem kui ERR-i. See on väga väike protsendiline vahe, võib-olla on ERR mingil nädalal ja kuul ja päeval on, eks ju, meist ees, aga me liigume põhimõtteliselt koos nagu. Et see näitab ka seda, eks ju, kuidas see, nagu ingliskeelne sõna on see gatekeeping, eks siis see toimetaja roll on erakordselt nagu tähtsaks muutunud just sellest samas, et kui me küsime mingi asja eest ka nende tasuta asjade kõrval nagu raha, siis see peab olema kvaliteetne. Ja see kvaliteet ja klikk ei tööta nagu alati nagu niimoodi koos, nii et pigem ma arvan, et see fookus on ikkagi sellel, et leida ja hoida, ehk siis leida uusi tellijaid ja hoida tänaseid tellijaid ja mitte siis see, et saaks neid ühe päeva liblikaid, kes võtavad selle klikki ära ja siis naaravad ja siis kas tulevad tagasi või ei tule tagasi. Et raha selle sama tööstusharu jaoks, et seda sama ajakirjandust teha ka tulevikus edukalt, huvitavalt, demokraatiat mingis mõttes kaitsvalt, see on tellijates, see ei ole selles, et kõigile näed blokker peal ja me saame nagu palju klikke, aga raha ei ole kuskil. Ma julgen väita, et meie ühiskond on üsna poliitiliselt laetud, et vaadates sotsiaalmeediat on näha ikkagi neid kähmlusi erinevate siis ütleme liberaalsete ja konservatiivsete toetajate poolt, et kas ajakirjandus kipub aeg-ajalt segi minema propagandaga, sellest süüdistatakse ajakirjanikke väga tihti, olenevalt siis sellest, et kes parasjagu on intervjuud andmas, kelle arvamusele mingisugune lugu üles ehitatakse, kas seal on piisavalt arvamuspaljusust ja nii edasi. Et tunnetate te näiteks ajakirjanduse seost valimistulemustega? Ajakirjanduse seost valimistulemustega pole sellist uuringut niimoodi lugenud, kas seal ajakirjandus on suutnud niimoodi kuidagi otseselt mõjutada. Et mis Eesti ajakirjandusest minust on nagu väga hea, on see tegelikult, et ajakirjanikud ise ka võtavad sõna, kirjutavad arvamuslugusid ja selgitavad enda nägemust maailmast. Ka mina olen kirjutanud selliseid peatoimetaja tekste nagu lugejatele, et nad saaks aru, mida mina arvan, mõtlen, näen mingite teemade, trendide ja kõige muu taolise kohta. Samamoodi, eks ju, kui ajakirjanikud kirjutavad mingeid repliike või arvamuslugusid või mingeid muid asju, siis sealt ikka kumab välja tema enda nagu nägemus maailmast. Nüüd näiteks Ameerikas on täpselt vastupidi. Et ükski ajakirjanik ei tohi või ei kirjuta ühtegi arvamuslugu. Just selle sama jaoks, et seal nagu võetakse seda vaadet selliselt, et hoida seda nagu neutraalsust kuidagi. Aga mina ei tea, kuidas on parem hoida neutraalsust. Mul on tunne, et see Eesti või Skandinaavia mudel on kuidagi nagu veits parem. Sellepärast, et kui ma tean näiteks, et Martin, see on kas siis liberaal või konservatiiv või kuskil keskel ja on mingites teemades ennast defineerinud, et toimetus liigub selliselt, siis ma saan igat nagu teksti paremini võib-olla lugejana hinnata. Et kas sealt kumab mingi tema vaade läbi või mitte, või kuidas on, või siis muidugi teine oht on see, et kui ma tean seda vaadet, alati kumab läbi, et seal on alati see sees, aga ta on kuidagi nagu ausam. Ja seetõttu on seda sama küsimust, eks ju, küsida, et kas mõlemaid osapoole on võrdselt kuulatud, kas ta on eelistanud seda, mis on tema maailma nägemus või seda, mis on, eks ju, toimetuse mingi nägemus, toimetuse juhi nägemus või midagi muud, et niimoodi on nagu veidi, nagu avalikult on seda nagu parem teha, et mul on selline inimene, kellel see avalikkus nagu meeldib või see, et inimesed, lugejad saakski hinnata seda, et kas see on see, mida nad väidavad, mille eest nad seisavad, et kas need väärtused on seal sees või ei ole sees ja siis vastavalt sellele otsustada. Aga kust maalt läheb siis see piir, kus ajakirjandusest saab propaganda, millest ei tohiks üle astuda ükski ajakirjanik? Selleks on teatav määral on selline eetikakoodeks aitab seda teha. Teistpidi ka see, et mis on selle nii-öelda siis selle väljaande omaniku ja selle toimetus, mis toimetus juhi nagu kokkulepped, et mina olen nendest avalikult nagu kirjutanud ja ma saan nagu näidata, mis need on, võib-olla võiks ka teised seda samamoodi teha, et siis on nagu see selge, et kui
noh, ma ei tea, kesknädala puhul ei teki, eks ju, küsimust, noh, kas see on, eks ju, noh, see on erakonna väljaanne, noh, see on ju selgelt, eks ju, ta juhib seda erakonna nagu vaatepunkti. Noh, Õhtuleht on tabloid annab mingisugused sellised suunad kätte, mis on nõrgemate ees seismine, anda hääl nendele, kelle hääl muidu ei kõla, eks ju, olla Eestis kohal nagu nii, noh, mis siis öelda, riigieelarves kirjutama olla nii Kambja poe ees, sees kui taga ja rääkida nende inimestega, kes nendes, eks ju, asukohtades on ja siis minna alles ministri ja peaministri juurde. Et noh, need on nagu need, et kuidas keegi nagu läheneb. Ja aga kui need lähenemised on nagu, ma ütlen, teada, siis on nagu palju lihtsam võib-olla nagu hinnata ka seda, et kas seda, mida tehakse, kas see on aus, on see eetiline, on see propaganda või siis mitte. Kas Eesti uudisvoog on liiga üheülbaline, et milline on teie hinnangul see tarbija ootus, et kas soovitakse enam lugeda poliitskandaali, sõjauudiseid, sõjablogisid või pigem oodatakse sellist meelelahutuslikku sisu, et kuna see igapäevaelu on niigi piisavalt karm, et kas siis need meelelahutusuudised huvitavad tarbijat rohkem? Ma arvan, et on nagu päris hea miks kõigest. Et on nagu mõni inimene on Õhtulehte, siis on sellised kehvad Õhtulehed, eks ju, et eks seda meelelahutust on võib-olla mõnes väljaandes, noh, ei peaks olema niimoodi, nagu ta on, et oleneb, eks ju, kas väljaandes ka positsioneerib, et noh, kui ikkagi positsioneerida ennast sellise kvaliteet, ütleme, päevalehena, noh, siis võib-olla meelelahutust peaks olema nagu vähem, noh, Õhtulehel on see lihtne, meie oleme tabloid, aga no tabloid saab olla ka selline nagu on, eks ju, Bild Saksamaal, et kõik tahavad olla hea uudisega esiküljel ja mitte keegi ei taha olla seal halva uudisega esiküljel, sest noh, kõik saavad sellest muidu teada. Noh, meie tahaks ennast positsioneerida nagu sarnaselt, et noh, meil on samasugune mõjukus oleks Eestis, et kõik tahavad, et me olla siin, kui midagi toredat on sündinud ja loota, et Õhtuleht ei saa sellest teada, kui midagi halba on sündinud, aga eks me saame ikka teada ja leiame selle lõpuks üles. Aga noh, see sama, et öelda, kas vaja on rohkem mingit tõsist, vaja on rohkem meelust, ma arvan, see peab olema kombinatsioon, et inimesed erineval päevahetkel vajavad erinevat asja. Mingil hetkel tulebki seda stressi võib-olla maandada, siis on nagu tore vaadata ka, kuidas päris Hilton bensiini tangib või mida kassipoeg kuskil tegi mingid ägedas videos ja siis teisel hetkel on sul vaja ikkagi teada seda, et kas sinu, ma ei tea, kogukonda hakatakse kuhugi vanglat ehitama, kas sellest on mingi probleem, ei ole probleem, kuhu tuleb, eks ju, tuulepark, kas tuulepargil on mingid mõjud või ei ole mõjud, mida võib-olla võiks Eesti meedias rohkem olla, aga noh, see on kahjuks erameediamajadele raha küsimus, et seal võib-olla vaataks rohkem ERR-i poole on teatud riikides rohkem kohal olla. Võib-olla võibi rohkem isegi siin naaberriikides Skandinaavia suunas, kindlasti Hiina. Võib-olla oleks vaja, et USAs oleks rohkem korrespondente kui 1 või 2, et Õhtuleht on ka üks inimene, eks USAs pidevalt, aga neil võiks olla nagu rohkem. Et võib-olla selline välismaa nagu nägemine võiks meil parem olla, aga ma ütlen, et see on jah, kahjuks sellise väga-väga väikese riigi rahaline probleem, aga kui tellijaid on, tuleb juurde, siis võib-olla on seda võimalik ka teha, aga võib-olla vaataks seal tõesti ERR-i ja siis nende ERR-i nõukogud ja nende üksuste peale, kes rohkem vist praegu toimivad nagu jututoana. Räägime lõpetuseks ka ajakirjanduse tulevikust. Kas paberlehtede ajastu on paratamatult kokku kuivamas, et milline on ajakirjanduse ja uudiste tulevik teie hinnangul, et mida need trendid praegu näitavad? Mis on see sama asi, mis on see tarbija ootus? Paberlehed teatud protsendis iga aasta tõesti kahanevad või paberväljaanded, aga mina seda, et nad kohe neid homme, ülehomme või ka lähiaastatel täielikult ära kaoks kindlasti ei näe. Seal on väga lojaalne lugejaskond, kes ei taha mitte midagi muud, neile on seda pakutud, proovitud, aga kui vastus on ei, siis vastus on ei. See hommikukohvi värske ajaleht on rutiin mitte paljudele inimestele. Ja mingites kohtades kahjuks või õnneks ka õhtune kohvi ja siis ajaleht, et igal pool suurlinnades tõesti on see hommikune kanne, aga meil on ka maapiirkonnad, kus kella 5, 6, 7, 8 alati see leht pole eks ju kohal. Aga samamoodi hinnatakse seda leht erakordselt nagu kõrgelt, et siis kui ta tuleb, see on oluline, seda nagu loetakse. Mis näitab seda, et ma arvan ka riiklikult on eks ju seda postiteenust või selliselt nagu hoida, et neid inimesi ei maksa nagu kuidagi kõrvale heita, et öelda, nende ei ole nagu mingit
õiged inimesed, kui nad ei tarbi, ma ei tea, digitaalselt või midagi muud, see oleks ju rumalus. Kahjuks mõnikord riigis rumalust on, aga me üritame ka seda, eks ju, tagasi peksta, et rumalust oleks nagu veidi vähem. Nii et paberleht või väljaanne kui selline, ma kindlasti arvan, et ma ütleks vabalt mingi 10 aasta jooksul ei kao kuhugi, küll ta võib, eks ju, mingil hetkel ka veel muutuda. Et ühest kahjuks ilmumispäevast me oleme loobunud, võib-olla kunagi tuleb ka see teine päev, võib-olla kunagi tuleb eks 3. päev, võib-olla mingil hetkel jäävad reeded väljaanded, mis on praeguse 40 lehekülje asemel hoopis 80 lehekülje, hoopis paksemad, eks ju. Ja lõppkokkuvõttes ma arvan, et paberleht on natukene nagu ballett või ooper. Et kinos käib kõige rohkem inimesi, aga kinopilet on nagu odav. Balletis ja ooperis võib-olla nii palju inimesi ei käi, aga piletihind on päris kõrge. Aga on need inimesed, kes on nõus seda maksma. Nii et täpselt samamoodi ma arvan, et paber väljaanne mingil hetkel on selline ikkagi nagu on premium või nagu eriti erakordne toode, mille eest lihtsalt makstakse nagu kõrget hinda, aga on need, kes on nõus seda tegema, sest see on nende jaoks nagu erakordselt tähtis, nagu ballett või ooper mingite inimeste jaoks on, eks ju, et nad käivad seda vaatamas korra aastas, maksavad selle hiigelpiletihinna või korra kuus, eks ju, maksavad hiigelpiletihinna, aga see on nagu tähtis. Ja samamoodi ma arvan, et pabervälja on nagu selline jääb teatud niši jaoks alati nagu nii tähtsaks, et ükskõik mis hind on, seda tellitakse. Nii et, aga see muutub. Aga need ei muutu tegelikult, ma arvan, selline sisuline pool, mis on siis nagu ajakirjandus. Aga mis on praegu see suund, mida te ise tunnetate, et kuhu ka Õhtuleht peaks siis liikuma? Et on see ikkagi veebile rõhumine, on see mingisugune lühiformaat, on see, mis on? Minu arvates kõige olulisem Õhtulehe jaoks, võib-olla ka Eesti meedia jaoks, ma jällegi ei tea, kas teised peatoimetajad, meediajuhid minuga nõustuvad, aga minu vaates on see, et tänases sellises info külluses ja infotormis ja selles, et kus on nii palju kanaleid, me peame väga selgelt ja üha rohkem kõnetama noori, et neil oleks selle riigi vastu huvi ja selle vastu, mis siin toimub. Ja seda me ei saa teha paberajalehega või ka isegi veebi lugudega, et me peame rääkima noortega sellistes formaatides, mida nemad mõistavad, mis on neile loomupärased ja siis sisult tegelikult ikkagi nagu õpetama paberlehte lugema. Samamoodi nagu ma usun, et koolis õpetajad õpetavad samamoodi, üritavad lasta õpetada viia mingite nagu põhjalikema materjalide juurde, aga teevad seda nagu oma nippidega. Et istutada siis nende kanalid pidi neile see uudispisik külge, et neil tekiks huvi. Jah, see saab tegelikult kõige olulisem tegelikult see huvi selle vastu, mis sinu ümber toimub. Selles riigis, kus oled, selle vastu tunneksid huvi. Sest kui sa selle vastu huvi ei tunne, siis ma arvan, et Eesti jaoks ei ole nagu hea uudis. Et kui sa tunned rohkem huvi selle vastu, mis ma ei tea, on Ameerikas või mis on kuskil mujal ja sul on see, et mul on tegelikult ükskõik, mis siin Eestis toimub. Ma arvan, see oleks nagu erakordselt halb, et ma arvan, me peame nagu keskenduma noortele, rääkima nende keeles, nendel teemadel, mis ma arvan, et mis neid tegelikult puudutavad, aga me ei saa teha seda nendes formaatides, mida me võib-olla oleme harjunud tegema, nii et eks see on meie jaoks ka selline suur ümberõppe või juurdeõppe aeg. Aga inimene õpib kogu elu loodetavasti ikkagi. Martin Šmutov, ma tänan teid selle analüüsi eest. Eelmise aasta varasügisel arvutas Tervisekassa laboriteenuste hinnakirja ümber, sest laborid said juba aastaid sisuliselt hõlptulu. Ootamatul kombel osutus muudatus nii efektiivseks, et perearstidel jäi esimese kvartaliga analüüsideks ette nähtud eelarvest 1,9 miljonit eurot kasutamata. Miks see nii on, millest eelarve ülejääk tingitud on, seda uuris Õhtulehe tegevtoimetaja Tannar Leitmaa. Tervist! Tere! No tervishoius tekib eelarve ülejääk, raha on üle. Kõlab utoopiliselt. See on suhteliselt nagu haruldane vist avalikus sektoris, aga sellest loost rääkides, siis Eurovisioonil on 3 tuuri lood, et see on ka tegelikult selline ajakirjanduslik 3 tuuri lugu, ehk üsnagi lihtne lugu, et eelmine reede vist tuli see kuulutus, et suvel on Vaagenküllis mingi üritus, kus siis Rain Laane, endine Tervisekassa juht, on kas DJ või kontsertmeister või midagi sellist. Ja siis selle pealt ma nagu siis mõtlesin, et eelmine aasta, kui Rain Laane ametist lahti, ta lahkus ise.
mitte lahti lasti. Oli pärast seda suvepäevade skandaali? Jah, aga nagu see on tegelikult põhjus. Põhjus oli mujal, et mingid asjad seisid ja pärast seda hakati siis seal mingid asju suure kiirusega ümber arvutama ja üks, mis suudeti siis muuta, oligi see laboriteenuste hinnakiri. Ja ma lihtsalt küsisingi, et nagu, kuidas see mõjunud on. Sest iga kord, kui see on hästi nagu tavapärane avalikus sektoris, et mitte midagi jumales kärpida ei saa, sest kui keegi ütleb, et midagi kärpima peaks, siis on kohe nagu õpetajad ja päästjad ja kohe tuuakse nagu nemad esile, et ainult sealt on kärpida, mis mingil määral vastab ka tõele. Aga vahepeal on nagu olukorrad, kus tegelikult saab leida mingeid kohti, kus raha kokku hoida, aga seda on juhtidel väga keeruline teha, sellepärast, et nagu ka eelmine aasta oli, et lisaks laboriteenustele taheti ka radioloogia hinnakirju muuta. Täna ka Ekspressis või eile Ekspressis ütles ka praegune Tervisekassa juht, et seda nüüd see aasta vaadatakse. Et kui hakkad midagi nagu kärpima, siis on kohe, et need, kellel kärbitakse, nendel on ka perekonnad ja lapsed, ehk ühesõnaga on selline seis, et kui on midagi eelarvesse juba läinud mingis suuruses, siis seda ei puutu. Et kui kellelegi on tuttavaid avalikus sektoris, siis ikka käib selline legend kaasas, et aasta lõpus, kui on mingi raha üle jäänud, siis tuleb kohe laiaks lüüa, sest kui see üle jääb, järgmine aasta võetakse ära. Et seda ei tohi näidata. Aga nüüd ootamatult ja selgus, et laboriteenuste hinnakirjaga tehti muudatus, kulud vähenesid ja kuidagi on siis nüüd perearstidel raha üldse üle. Et kuidas on see võimalik, et enne ei olnud üldse raha ja nüüd on korraga raha üle, et mis mõttes. Et eks seal on tõenäoliselt erinevaid põhjusi ja seda nüüd üritavadki perearstide Tervisekassa aru saada. Et väike lüli võib olla seal see, et näiteks mingeid külmetushaigusi äkki oli vähem. Ma ei kujuta ette, midagi sellist. Või hästi vandenõuteooria, et äkki inimesi saadetakse vähem analüüsidele. Nagu perearstide seltsi juht ütles, et seda ei ole. Pigem on nagu varem olnud see, et lihtsalt kuna analüüsi tegemine oli alati väga kasumlik asi, siis ma lähen arsti juurde, ütlen, et tehke mulle, ma ei tea, see analüüs tehti. See oli sinu artiklis ka välja toodud, et Eestis tehakse liiga palju analüüse väidetavalt ja seega on veidi konservatiivsem laborikasutus igati tervitatav, ütles intervjueeritav. Mida tähendab liiga palju analüüse, et kas analüüside koguarv ei ole kuidagi vajaduspõhine siis? Ega meil ju mingil hetkel ju erinevad kliinikud on siin igasuguseid analüüsipakette pakkunud eri vanusega inimestele, mis kindlasti, kui sul leitakse midagi väga kasulik, aga ega seal tihtilugu ta ei ole muud kui see, et sa saad natuke sellise enesele kindluse, et kõik on okei ja see on tegelikult päris hea raha teenimise koht. Aga ega meditsiin on selles mõttes hästi nagu tervis on hästi tundlik teema, et kui mina midagi tahan, siis ma tahan seda ka saada. Eriti kui saab nagu tasuta ja selles mõttes, et ega kui ka see kasu on inimesel, kes seal analüüsi nagu arstil, kes seal analüüsi nagu laseb patsiendil teha, siis kui see on talle kasumlik, siis ega sul ei ole ju seal mingit nagu põhjust öelda, et kuule, et äkki nagu iga kuu äkki ei pea tegema mingit sellist, mida iganes. Ma olen ka kuulnud, see oli küll aastaid tagasi perearsti ooteruumis, kus seal vanainimesed rääkisid omavahel, et nad ikka käivad iga kord kuus, käivad ikkagi seal, et lasta kõik analüüse teha. Kas on vajalik? Juba Hondrike vist analüüsidele niimoodi ei suunata või suunatakse? Ma ei kujutagi ette, eks see nagu on, kui sul on arstina see kasumlik. Tegelikult seal oli probleem oligi selles aja jooksul, et kuna hinnakirjad olid vananenud, siis see hind, mis oli analüüsidel jäänud sinna hinnakirja, see tegelikult oli läinud ajas odavamaks, sest analüüsideks rohkem paremate vahenditega. Et eks ilmselt saadeti natukene ka liiga lihtsalt. Aga selle inimese jaoks muidugi, kes lähebki küsima, on harjunud sellega, tema jaoks on see muidugi löök, et ei võeta, aga kui vaadata seda nagu massina kogu Tervisekassa kuludes, kus me kõik peame enda hädadega abi saama, siis igasugused sellised asjad, mida massiliselt tehakse, millele vajadust ei ole, see ju lõpuks võtab kuskilt see raha ära. Aga kui see
raha suunamine siis seni aastaid on olnud kuidagi, ütleme, väär on siis ilmselt vale öelda, aga oleks võinud seda raha efektiivsemalt kasutada, siis mida see näitab, kui aastaga tehakse muudatus, sealt tekib eelarve ülejääk, tervishoius on meil kogu aeg raha puudu, kas siis seda raha on lihtsalt kuidagi valesti paigutatud? Noh, see on nüüd... Seal loos oli üks tegelikult palju markantsem näide, mida ma olen vahepeal rääkinud siin erinevatele inimestele kui naljaka loona, kui öeldakse, et ei ole võimalik leida kärpekohti. Kindlasti on hästi raske ja see ei vasta nagu igale ametile, on väga palju asutusi, kus tõesti ongi raha väga puudu, aga Tervisekassas oli siin huvitav nagu kärpekoht leiti eelmise aasta alguses, et kui oli koroona, siis oli vaja igas maske, desovahendeid ja oli ka vaja neid käidelda. Kui neid tehti nii-öelda, arvestati pärast siis nagu ümber, siis oli liiga suur halduskulu, et sa pead igasugused mingid tabeleid teitma ja nii edasi. Ehk siis see komponent pandi kuskilt aastal 2022 automaatselt juurde erinevatele teenustele ja korraga avastati, et kuulega koroona on läbi ja see oli 19 midagi miljonit ja see aasta kirjutati viimane osa sealt maha, et see on 25 miljonit eurot eelarveks lihtsalt leitakse niimoodi, et kuulge, me vist oleme natukene üle hinnanud midagi. Aga see ongi nagu see üks huvitav koht erinevates riigiasutustes, et jube raske on mingeid selliseid asju leida või leida sa veel võid, aga seda nagu muutma hakata on ääretult keeruline, sellepärast, et lihtsam on minna ikkagi ja öelda riigieelarve kohtumistele, et raha on juurde vaja. Et see on hästi nagu omapärane nagu näide minu jaoks kogu see Tervisekassa hinnakirjade muutus ja eks oli ka näha, et laboriteenustega kisma oli väiksem, aga radioloogia hindadega nagu siiamaani ei ole seda muudatust tehtud, sellepärast, et kuskilt mingit valearvestust nagu leida ja seda tagantjärgi muutma hakata on ääretult keeruline, et seda on ka siin see on ka muude asjade puhul olnud, et väga lihtne on eelarves teha kingitusi. No kujutad ette, tehtaks käibemaksu soodustus toidukaupadele näiteks, ütleme. Enne valimisi. Natukene hinnad langeks ja kõikidel oleks pärast vaadatakse, et kuulge, et eelarvega ei tule päris kokku. Et see nagu käibemaksu see muutus ei ole nii kasulik või me kulutame tegelikult rohkem eelarve mõttes. Kes hakkaks seda tagasi muutma? Et ütlema, et me kaotame toidu käibemaksu erisuse ära, hinnad tõuseks, kes ei julgeks seda teha. Ja see ongi nagu omamoodi näide, et üleskutse poliitikutel on äkki rumal või ma ei teagi kellele, et hästi lihtne on juurde kirjutada mingitel hetkedel eelarvesse asju, aga jube keeruline on seda pärast tagasi võtta. Aga räägime praegu sellest 1,9 miljonist eurost, mis kasutamata jäi. Mis sellest edasi saab? Leiab kasutust kuidagi efektiivsemalt ja mida see tegelikult, mis inimesi ikka huvitab, mida see inimese jaoks tähendab? No see on seal kuskil perearstide analüüside ette nähtud fondis, et ma nagu ei saanudki lõpuni aru, et mul on loos kirjas, et see ei lähe otsa ja perearstidele vist ei lähegi niimoodi, aga no, eks nad siis arvutavad, et selge on see, et selle raha oleks saanud suunata kuhugi mujale, aga eks ongi nüüd küsimus, et mis see õige mujal koht on, et ega siin ju tehti ka perearstide kulumudeleid ümber, mis on ka meeletu töö, et sellist nagu nipet-näpet muutmist on, aga kindlasti tervise süsteemis, nagu sa ütlesid, on raha alati puudu. See, et korraga 1,9 miljonit jäi üle kuskilt, et see on suhteliselt selline ootamatu tulem ja ma arvan, et mõned teised sektorid, kes võib-olla tunnevad, et neil pole raha piisavalt, siis neil tekib küll küsimus, et kuulge, mis värk on, et kuidas arvutus nüüd niimoodi läks, aga seda nad uurivad, et äkki seal äkki inimesed viitsinud arsti juures. Ma ei tea, nagu seal võib olla tõesti, see on nagu selline kompleks põhjus ja eks nad nüüd uurivad pool aasta lõpuks, et kas või see ülejääk järjest kasvab ja siis peavad mõtlema, kuhu see raha läheb, et ega kui ei oska ära kulutada, siis suvepäevi saab ikka teha. Aga allikatega suheldes, mis mulje sulle jäi või mis see sõnum oli, et kas proovitakse veel
edaspidi ka seda rahakasutust kuidagi efektiivsemaks muuta või vaadata veel neid võimalikke kärpekohti, et kust võiks ütleme, leida raha, mida suunata valdkondadesse, kus seda rohkem vaja on? No nad peavad seda tegema, sellepärast, et eelarve miinus see on ju, ma võin numbritega väga puusse panna, nii ma hakkan nüüd ütlema, aga see on käsk olnud Tervisekassale, et kui lisaraha ei tule, te peate leidma nagu säästukohti. Et sel aastal näiteks on eeldatud miinus 74 miljoni võrra vist väikse, mis tähendab seda, et arvati, et seniselt jätkates oleks eelarve nagu päris tugevalt miinuses, ehk kuskil kunagi lasti see tõenäoliselt liiga õhupallina õhku ja nüüd otsitakse kohti, kus seal siis kokku tõmmata saab, et kas siis tellitakse mingeid teenuseid vähem. No ma ei kujutagi ette, mis see nagu olla võiks, mida võib-olla ei ole nii palju vaja olnud. No psühhiaatria teema on nagu kogu aeg olnud, et seda vist see aasta nagu üritati siis rohkem rahastada, et seal on, selles mõttes on selline huvitav valdkond, et ega seal mitte kunagi nagu üle nagu suures pildis ei ole. Aga võib-olla tuleks saate lõpetuseks või selle intervjuu lõpetuseks teha siit selline üleskutse kaaskodanikele, et kes on lükanud aastaid vajalikke tervisekontrolli edasi, siis võib-olla nüüd on õige aeg taodelda endale sellist mingeid analüüse, sellepärast, et perearstil nagu näha raha on. Jah, võib olla, aga ma pigem ütleksin nagu, see on hästi nagu maailmavaateliselt nagu küsitav võib-olla, aga minu jaoks on olnud küsimus see, et inimene, kes nagu teenib tugevalt üle keskmise näiteks või oled abilinnapea või kes iganes, et kui palju sa pead teenima, et näiteks mingite lihtsamate asjadega käia tasulises vastuvõtus, et jätta see riigieelarvest tuleb raha, et sa nagu ei kuluta seda niimoodi, et tasuta saab. Et ma pakun, et kui see on hästi naiivne muidugi, et aga kui vahepeal nagu niimoodi mõeldakse, et ma ei pea riigieelarveliselt seda protseduuri tegema, ma võin selle eest ise ka maksta, sest ma ei tea, need tasud ei ole alati nagu... Jätta see sinna, kus vajadus on suurem. Jah, täpselt, et ei pea nagu tegelikult, ma ei tea, sünnimärgi kontroll näiteks, on nagu nii tihtilugu käid tasulisest tasuta aega on raske saada või kui on 2 hästi teinud vanemat laste psühhiaatri kohta, et sa võid selles ka maksta, et nagu tegelikult kui niimoodi nipet-näpet nagu mõelda, et nagu sa ei pea alati haigekassa või tervisekassa rahastatud aega otsima. Et äkki see toob mingil hetkel mingisuguse mentaalsuse muutuse, et ega selliselt see süsteem ei saa ju igavesti kesta, et meil ühiskond vananeb, inimesed vajavad üha pikemalt tervisekassast abi ja siis nagu, ma ei tea, käime ja nõuame sealt, et ma lõin varba ära, et tahan EMO-sse saada. Minu jaoks on see kuidagi vastuvõetamata. Igatahes, Tanner, ma tänan sind selle loo eest. Ma loodan, et sa hoiad sellel rahakasutusel nüüd ka edaspidi silma peal ja vaatame siis aasta lõpuks, mis sellest saanud on ja kuidas need asjad arenenud on. Jah, kes selle võidab? Kas Eurovisioonil hoiate silma peal? Ei hoia. Miks nii? Ei ole sattunud. No ikka. Ei, ma ei vaadanud. No niimoodi jupiti. Otseselt mitte. Ikka. Vaatasite poolfinaali ka esimest? Ei, kavatsin. Ma ei vaadanud. Ma tõesti, ma olen õhtul väga unine ja ma magasin selle kõik maha nii-öelda. Kas ainult sellepärast ei vaadanud, et uni oli kallal või lihtsalt ei ole selline üritus, mis teile huvi pakuks? Nii ja naa. Aga uni tuleb kallale, siis jah, ma ei hakka pingutama. Ei, juba ammu mingi 20 aastat enam ei vaata. Aga mis põhjustel? Mulle ei meeldi see muusika, mida seal mängitakse. Ta on siuke, tuleb ühes kõrvas sisse, teises läheb kohe välja, unustada ära. Olete kursis looga, mis Eestit tänavu esindas? Tõesti ei oska ütelda, mul nimi küll mees. Ma tean, et Vanilla Ninja oli, aga mis selle loo pealkiri oli? Ma tean, et Vanilla Ninja, aga ma isegi ei kuulnud seda laulu, mida nad laulsid seal kahjuks. Sorry. Kas Eesti lugu meeldib? Ikka meeldib. Jah. Meeldis? Jah. Jään 2-poolseks. Ausalt öeldes ma magasin selle maha, ma pärast kordust nägin, kui ta väikest juppi lasi, aga niimoodi ma tõesti ei oska teile ütelda midagi selle kohta. No üldiselt hoopne lugu jah, et kahju nendest ei õnnestunud.
Nii et teil on kahju, et Eesti konkurentsist välja kukkus. no ikka Eesti eest, et kena kui oleks edasi saanud. Uskusite nendesse, et tüdrukud võivad võidu koju tuua? Muidugi uskusin, aga seal on paljud teised faktorid mängivad rolli. No, kui et laulmine. Mis need faktorid olla võiksid, mis teie hinnangul rolli? Kogu see show ja tingel-tangel seal ümber ja see värk. Aga nädalavahetusel finaali vaatate? Ma arvan küll, jah. praegu ei planeeri, Et kui tuju on tol hetkel, siis vaatate? siis umbes nii tõesti. Kuidas satub, et kas ütlen vaatame, siis vaatan. Aga see aasta jääb vahele? Eks näis veel, võib-olla vaatan. Aga kellel ise pöialt hoiate sel aastal? Ma arvan, et soomlastele. Miks nii? Sest mulle igat pidi meeldis see laul ja see lavaline show. Ja, ma ei vaata Eurovisiooni niimoodi, et ei oska öelda, kes seal niimoodi mängib. Ma ei teagi ausalt öeldes, kes sinna nii kõik said, aga ma tõesti ei oska selle peale midagi ütelda konkreetselt. No ikka lähinaabritele, soomlastele. Miks teile nende lugu meeldib või hoiate lihtsalt sellepärast, et tegemist on naabritega? Ei, lugu on ka tore, et naabrid on, see on ka tähtis. Milline teie Eurovisiooni vaatamise traditsioon tavaliselt on? Et kas laual on snäkid ja külas on sõbrad või kuidas see käib? Ta on üksi ja võitlen unega, sest on nii hilja, ma olen nii vana. Selline on traditsioon. Naisega kahekesi vaatame ja midagi sellist, et nüüd mingi traditsioon või midagi sellist. Nii et teist läheb täiesti mööda? Minust läheb täiesti mööda see osa elust. Head vaatajad, tänaseks kõik, tänan, et vaatasite, kuulasite ning kaasa mõtlesite. Tuletan veel meelde, et saade pealkirja taga on järelvaadatav Õhtulehe YouTube'i kanalist ning ka Spotify'st. Kohtume teiega taas juba järgmisel reedel.